mallnukke. Kunst ei mõjuta tegelikult mitte midagi, aga kunstnik, kuna ta ei mõjuta mitte midagi, siis ta on vaba rääkima kõigest. Et mul ei ole nagu, ütleme, parteilist vastutust või usulist vastutust mitte millegi ees. Et ma võin öelda nii, nagu tahan asjadest. Nukke värvid on kirevamad kui Elton Johni prillikollektsioon. Koos on kuld ja sidrunkollane, vasepuna, briljantroheline, purpur. See kõik võtab silmi kissitama. Ja tasapisi saab selgeks, et see polegi tore Barbiland, vaid selle taga on iroonia ja ühiskondlik õudus. No popkunst on, minu arust on see nagu triksteri kunst, et see on nagu lõbutsamine mingitel populaarsetel teemadel, et see päris nagu naljapiltide tegemine ka ei ole, et see on nagu hetke seisu tegemine igavikuliseks. Et inimesed saaksid aru, et tegelikult iga hetk on tegelikult igavik. Kui keegi tajub maailma ühtse tapeedina, siis Nukke jaoks on kõik kollaaž. See on tema lemmiktehnika. Ta põimib oma maailmat kiht-kihilt kokku ja värvib siis üle. Minu liikuma panev jõud on minu uudishimu, ma arvan põhiliselt. Ma olen uudishimulik inimene. Et kui ma midagi mõtlen välja, ma olen alati peas pildid olnud, et siis ma tahan need elusast peast ka näha nagu. Et see uudishimu paneb mind palju tööd tegema. Ma ei mõtle kunagi nagu, et kes vaatab või kas keegi tahab osta või midagi. Vaid ma mõtlen seda, et ma tahaks nagu näha neid ise nagu. Aegamisi jõuab Nukke popikoonide juurest päris ikoonide juurde. Ka siin on midagi võõrast, mis klassikalise ikooni juurde justkui ei kuulu. Aga küllap vanad ikoonimeistrid oleksid samuti kasutanud CD-plaate, kui neil oleks neid olnud. See on Nukke prohvetlik mõistukõne sellest, mis oli, on ja tuleb. Minu jaoks on kunst nagu kaasaegne inimlik filosoofia. Et ta ei ole nagu tippfilosoofia, mingi filosofeerimine ulmelistel teemadel, vaid ta on nii-öelda realistliku kaasaegse elu filosoofia. Et tegelikult ta peab nagu midagi nagu mitte ei kujutama, vaid ka midagi nagu edasi mõtlema või sümboliseerima, et mis laseb ka inimestel nagu mõtte valla tegelikult, kui nad vaatavad, et nad ise mõtlevad edasi.